kui võtta natuke tagasi, siis me jõuame paratamatult filosoofi Immanuel Kantini, kes ütles, et on 2 olemise viisi, millest me oleme saanud enam-vähem siin teatava ettekujutuse. Minu taga on ruum, see on üks Tallinna vana hoov ja mul käe peal on kell, mis näitab seda, mismoodi me edasi elame. Kell on praegu veel seda tähtsam, et ma vaatan siit palju ta on ja see annab mulle enam-vähem 5 minutit aega. See on siis aeg, mille jooksul ma saan rääkida sellest, mida ma täna rääkida tahan. Jutt on tulevikust. Tulevik, mis on üldiselt võttes üks olemise viise ja mille poole me igatseme. Me tahame selles tulevikus kaua aega olla. Me tahame aru saada, mis tulevikus toimub ja tulevik on meile elu edasi kestmise seisukohalt tähtis. Ma arvan, et küsimus sellest, et kuidas inimene saaks igavesti elada, on üks neid, mis on inimkonda tükk aega vaevanud. Et miks see tulevik tähtis on? Need, kes on lugenud Voldemar Panso mälestusraamatut või päevaraamatut Imelik inimene, seal on jutt Hiiumaal Kassaris elavast Leppannast, kes ütles, et ta tahab edasi elada selleks, et vaadata, mis ülehomme saab, et huvitav oleks vaadata. Ja ta ütleb 60. aastatel veel täpsemalt, ma tahan elada sellepärast, et teada saada, kas ameeriklane saab kuu peale või mitte. Seega on see on meie selline teatav eksistentsiaalne vajadus elada edasi. Ja kui see vajadus on olemas, siis on paratamatult olemas igasugused teadlased, teadusühingud, Rooma klubi, väga paljud teised, kes püüavad meile selle tuleviku kätte tuua, mida me paratamatult ise ei näe. Ja võt siit hakkavad peale igasugused prognoosid. Vaadake, mis Eestis praegu toimub. Eesti ajalehed on täis igasuguseid hiromante, kes kirjutavad küll horoskoope, küll ei tea mida, kusjuures horoskoobid on kindlasti palju populaarsemad kui Aktuaalse Kaamera ametlik ilmateade. Täpsuse aste on muidugi mõlematel ühesugune, aga üks on huvitav teine kui teine. Mis me tahame seda tulevikku näha ja kui ma nüüd hakkan vaatama tagasi kõik võimalike prognooside peale, mida ma olen lugenud, kuulnud või millest ma kuulsin tegelikult päris esimest korda kuskil 60. aastate lõpul, kui ma olin veel koolipoiss, siis ma märkasin ühte asja. Nimelt, kui me räägime tulevikust, siis tuleviku sisu ja tähendus on olemas olevate asjade venitamine lõpmatuse poole. Lõpmatusse muidugi välja ei tule, aga ütleme siia selle tuleviku poole peavad asjad venima. Millised on meie tulevikustsenaariumid? Meie tulevikustsenaariumid on mobiiltelefon, mis võtab veel rohkem muusikat sisse kui praegu. Meil on raudteerong, mis sõidab täpselt samadel põhimõtetel kui 150 aastat tagasi, aga ta sõidab kiiremini. Meil on kütus, mis on veel vähem saastav ja nii edasi. Ehk teiste sõnadega me vaatame seda, mis täna toimub, mis eile toimub, ja pikendame seda. Väga huvitav lugu on see, kui me pikendame oma mõtlemist tuleviku inimesest. Ühest küljest me nagu mõistusega saame aru, et inimene ei saa igavesti elada. Aga teisest küljest, küll me mõtleme 120, 130, 140 peale, et jällegi see sama inimene. Mul on alati olnud see küsimus, ja küll, kui 100 meetri jooksu tehakse kuskil praegu 9,7 sekundiga. Minu lapsepõlves oli 10,1, ma mäletan, oli Bob Hayes ja Enrico Figueroa, kes jooksid 10,1 ja üks jooksid 10,0. Pärast selgus, et aeg oli valesti mõõdetud. Niisiis 10 ja nüüd meil on 9,7. Teab, kui palju me lähme allapoole? Tähendab, kui kiiremini saabki veel joosta, kui me vaatame tõstjaid igasuguste musklitega tulevikus, mis need on need samad inimesed, aga veel jämedamate kättega või mis asi see tulevik on. Ja mõeldes selle peale, kuidas on vanasti rehkendatud seda tuleviku asja, loeme Jules Verne'i, eks ole, Reiskuule ja 20 000 liööd vee all ja nii edasi, siis me saame aru, et me ei ole võimelised tegema ühte asja. Me ei ole võimelised tegema mõttelist hüpet tänasest homsesse. Meil on väga raske aru saada sellest, et homne ei ole mitte tänase edasiarendus, vaid põhimõtteliselt midagi muud ja midagi uut.
minu aeg hakkab täis saama antud juhul ja võib-olla siis lõpetaks sellega, et liiguks tagasi sellise väga tähtsa raamatu juurde, nagu on seda Piibel ja näiteks Uues Testamendis, kus Jeesus Kristus ütleb inimestele, et teil ei ole antud teada aegu, mil tuleb maailma lõpp. Ja ta rõhutab, teil ei ole antud teada, milline ta saab olema. Ülestõusmine on müsteerium ka kõikidele teoloogidele, usuteadlastele ja nii edasi. Teeme siis sellise kokkuvõtte. Meil on harjumus vaadata tulevikku kui tänapäeva materiaalse maailma pikendust, aga meil ei ole antud aega, et teada, milline see hüpe tuleb. Aga see, et see hüpe tuleb, on kindel ja et see saab huvitav olema, on ka kindel. Kahju, et meid võib-olla küll selleks ajaks ei ole, aga mine tea, sest eks meie lahkumine siitki ole ju omast kohast hüppe tundmatusse ja tulevikku.